Minu vastas on keskkonnateadlane, looduskaitsebioloogia professor Asko Lõhmus. Aga mitte vastas, sest me oleme siin koos. Asko, mis värk nende liikidega on? No kõigepealt on neid metsas tohutult palju. Meil on umbes 20 liiki metsapuid, iga ühe kohta tuleb umbes 1000 muud liiki. See on täiesti uskumatu süsteem. Kuidagi nad seal omavahel askeldavad, ellu jäävad. Näiteks ainuüksi surnud puudes on umbes 5000 liiki. Kui sa võtad surnud puud metsast ära, ei ole mitte lihtsalt 5000 liiki vähem, vaid ka kogu see ülejäänud seltskond peab ennast kuidagi viisi ümber formeeruma. Issand, Jesus poeg. Ärme nüüd nii tõsiseks ka lähe, aga kui hästi neil läheb siis? Minu ülesanne on aru saada kõigepealt nendest, kellel ei lähe nii hästi. Ja neid on suurusjärgus iga 5 liik. Väga paljusid tunneme neist päris halvasti, aga mõningaid tunneme päris hästi. Näiteks linde. Meie viimased hinnangud ütlevad, et umbes 40% Eesti lindudest ei saa hästi hakkama. Nende arvukused vähenevad, nende asurkonnad on jäänud väikeseks. Ja mida see tähendab metsa kui keskkonna suhtes? Mitut asja. Esiteks, millegipärast neile seal ei sobi. Linnud ei kuku sinna juhuslikult taevast. Neil on vaja toitu, neil on vaja pesapaiku. Täna öösel jälgisin muide ühte kakku, kes rändas mööda metsa. Ma teadsin, et ta jää siia paika, sest pole ühtegi õõnsust, kus ta saaks elada. Ja inimese jaoks tähendab see, et meie metsad on muutunud vaiksemaks. Ja see ei ole elusvaikus, vaid see on üks teistmoodi vaikus. Ja teadlased uurivad ja mõtlevad selle üle, et kas see metsa vaiksemaks muutmine muudab midagi ka meie helitunnetuses. Võib-olla see muudab vaesemaks ka meid. Ma saan aru, jah, et teadlased mõtlevad tuleviku peale, aga tulevikku ei ole võimalik ju ette ennustada. Me ei tea, mis saab tunni aja pärast. Me ei tea isegi seda, mis saab 5 või 10 aasta pärast, et selles mõttes see tuleviku vaatamine on suhteliselt mõttetu. Ja teadlased jah ka ei tegele ennustamisega, aga teadlastel on siiski oma meetod, oma võtted, kuidas tulevikku uurida. Tulevik ei tule ei tea kust. Tulevik tuleb sellest, mis meil on, tuleb sellest, mis sellest juhtub, tuleb sellest, mis me teeme, mis me valime. Ja metsatulevikuga töötame me niimoodi, et me püüame seda kajastada väga keerulistes mudelites, mida mängivad läbi Eesti kõige võimsamad arvutid. Nii et ma arvan, et me teame nii mõndagi. Jaa, aitäh, Asko. Tõepoolest siin arvamusi on ikka ju eri liiki. Väga huvitavad teemad saime teada, kindlasti ERR saab teema õhtu teha sellest. Paljud teemad jäid rääkimata, nagu see, miks on tihastele vaja, et oksade peal oleks samblad või samblikud. Kas ma tohin seletada? Ma seletaksin. Talvel -20 kraadiga, kui tihane päeval süüa ei saa, siis teda järgmiseks päevaks ei ole. Nüüd, kust tihane talvel toidu saab, see on peidus selles samas metsas. Nendes samblikes on peitunud paljud pisikesed putukad ja selgrootud. Nii et on väga suur vahe tihasele, kas sul on puu, mille peal kasvavad samblikud või neid seal ei ole.